Head kuulajad ja vaatajad. Viimaste nädalate üheks märgilisemaks, samas aga prognoosituks ja omal äraspidisel moel ka oodatuks kobaruudiseks on järjekordne korruptsiooniskandaal Ukrainas. Selles sõjas olevas riigis on korruptsioon teadupärast eluorgaaniline osa. See on läbiv, hõlmab kõiki eluvaldkondi ja otsustustasandeid ning on sellisena toiminud aastakümneid. Vaatamata lääne toetavatele jõupingutustele pole õnnestunud seda mitte kuidagi välja juurida. Pigem vastupidi. Korruptsioon muutub resistentsemaks, ajades oma juuri üha laiemale ja sügavamale. Euroopa Komisjoni pressiesindaja Guillaume Mercier sõnul on hiljutised korruptsioonijuhtumite uurimised ja kõrgemate ametnikega seotud skeemide paljastamine tõestanud Ukraina korruptsioonivastaste organite toimimist. Mercier toonitas, et võitlus korruptsiooniga on olnud Euroopa Liidu laienemispaketi keskmes. Euroliidu laienemisele teadupärast aga alternatiivi ei olevat, sest nagu sedastas Kaja Kallas, on laienemine võtmetähtsusega tööriist Euroopa geopoliitilise võimu kasvatamiseks maailmas. Seetõttu väidetakse, et Ukrainas kõigi silme all vohava ja aina pöörasemaid proportsioone võtva korruptsiooni nähtavamaks saamine on tegelikult üks väga hea asi. Jah, pilt on küll võigas, aga korruptsiooniga võitlevad organid toimivad ja üha hullemate skeemide päevavalgele toomine olevat selge märk riigi nii-öelda europarketi kõlbulikkusest. Seesugust loogikat kasutades võiks ju ka väita, et kontrollimise käigus linoleomi ja küproki alt paljastuv majavamm on julgustav märk hoone elamiskõlbulikkusest. Igati loogiline arutluskäik, kas pole? Ei sõnagi sellest, et väidetavalt juba ammu euroopaliku kultuuriruumi integreerunud Ukrainas päädib iga põgusamgi audit või juurdlus jahmatavate tagajärgedega. Ja et seegi on juba toimunud tagajärgede nentimine. Korruptsiooni ennetamisest pole põhjust rääkidagi. Aga kui mainida meiltki Ukraina toetuseks suunatavate sadade miljonite auditeerimisvajadust, siis see arvatakse mõistagi kohatuks, et mitte öelda venemeelseks. On ju meile korduvalt kinnitatud, et iga sent on hoolikalt arvel, raha on kindlates kätes ja muretsemiseks pole mingit põhjust. Kui aga lähtuda Berliinis paikneva organisatsiooni Transparency International avaldatud andmetest, siis selgub, et viimastel aastakümnetel asub Ukraina suures plaanis kolmandiku kõige enam korrumpeerunud riikide seas. Võrdluseks, et kui Eesti jagab pingereas Uruguayga 13.–14. kohta, siis Ukraina on 105. kohal. Kas või pealiskaudselt Ukraina uudiseid jälgivad inimesed teavad, et sedapuhku puistasid Ukraina korruptsioonivastase uurimise riiklik büroo NABU ja korruptsioonivastane büroo SAP energiagiganti Energoatom, kus väidetavalt anti ja võeti altkäemaksu riiklike tellimuste kinnitamiseks. Jutt käib esialgu $100 miljonist, aga nagu praeguseks juba vihjatud, on see vaid jäämäe veepealne osa. Kõnealuse skandaaliga seotud isikute ring on tegev ka kaitsetööstuses ning sealgi on koostamisel mahukad toimikud. Olukorda kommenteerinud Ukraina värske peaminister Julia Sviridenko ütles, et korruptsioonivastane võitlus valitsusasutustes on valitsuse väärikuse küsimus. Võrdse kiiruse ja otsustavusega tuleb tema sõnul tegutseda nii lahinguväljal kui riigi kõigis elutähtsates valdkondades. Seejuures on valitsuse ülesanne näidata Ukraina ühiskonnale ja ka partneritele, et korruptsiooni ei tolereerita ja et igale teatavaks saanud faktile reageeritakse kiiresti. Olgem ausad, see oli järjekordne õõnsalt loosunglik, aga ka selgelt valelik avaldus, millega ei ole täna enam võimalik lollitada ei läänt ega ammugi mitte omaenda rahvast. Ainuüksi viimaste aastate jooksul on mitmedki võtmeministrid pidanud mõneks ajaks kõrvalastuma just nimelt korruptsioonisüüdistuste tõttu. Jutud kestvast riisumisest ja võimu kuritarvitamisest ei ole seejuures hetkekski lakanud. Ja meenutagem, et Sviridenko ise oli see nii-öelda uus luud, kellelt Raadio Vaba Euroopa pigistas möödunud suvel välja, et tema mobilisatsiooniealine vend redutab juba 3. aastat Londonis. Ukraina meedias on tavaliste kodanike ohverduste ja eliidi privileegide vahelist karjuvat lõhet kajastatud piisavalt. Teadupärast peidavad välisriikides oma võsukesi isegi sellised Ukraina sõjapistrikud nagu endine välisminister Dmitri Kuleba ja tema nimekaimust propagandist Gordon. Meedia võib haukuda, aga küünikute karavan liigub edasi. Ukraina presidendi kantselei ülema Andrei Yermaki nõunik ja riigi üheks peamiseks kõneisikuks olev Mikhail Podoljak korruptsioonis midagi šokeerivat ei näe, sest kahjuks olevat see tänapäeva majanduse lahutamatu osa. Ja üldse olevat Ukraina korruptsiooni näol tegemist Kremli pikaaegse ja kavala mõjutuspoliitikaga. Ühtlasi märkis Podoljak, et olenemata sellest, kas tegemist on demokraatliku või autoritaarse riigiga, tekib selliseid juhtumeid pidevalt. Küsimus olevat vaid selles, kui kiiresti ja konkreetselt riik reageerib.
Seekord käinud asi kui kellavärk. Podoljak lausa rõhutas, et läks vaid päev 2 või 3 ning juba president ja riigiasutused reageerisidki. Sellist juttu hinnates tuleb kõigepealt esile tuua asjaolu, et tundmatuks jääda sooviva heategija abi kasutades reageerisid kurjategijad siiski kiiremini. President Zelenski vana sõber ja korruptsiooniskeemi väidetav võtmeisik Timur Mindic põgenes riigist vaid mõni tund enne üleriigiliste läbiotsimiste algust. Samasugust abi või selgeltnägemise võimet kasutas jalgalaskmiseks teinegi Zelenski sõber ja skeemipunuja Aleksandr Zuckerman. Mõlemad, nagu Zelenskigi, nii-öelda valitud rahvaesindajad. Kui Podoljak rõhutab, et kõnealuse skandaali tõttu on tehtud vajalikud poliitilised otsused ja rakendatud ka sanktsioone, siis tuleb eraldi ära märkida, et Zelenski kehtestas oma Iisraelis redutavatele sõpradele sanktsioonid mitte kui Ukraina, vaid kui juudi riigi kodanikele. Varasemat praktikat arvestades võib see aga tähendada, et need inimesed jäävadki Kiievi õiguskaitseorganitele kättesaamatuks, kuna Iisrael kuigi sageli oma kodanikke teistele riikidele välja ei anna. Niisuguse asjade käigu taga on raske näha Kremli kurja kätt, aga küllap leiaks asjaosalised sellelegi mingi loomingulise seletuse. Teatavasti ilmutatakse niisuguste seoste väljamõtlemisel hämmastavat loomingulisust. Meie idanaaber on venelane, mis takistab meil nii laste sünde kui kapitali Eestisse tulemist, ettevõtlust, kõike takistab. Hiljuti kirjutas Ukrainska Pravda uuriva toimetuse juht Mihhail Tkach, et iga järjekordne Ukraina valitsus läbib lühikese ent tereda teekonna, et muutuda 5 aasta jooksul reformijatest, korruptsiooni ja kõige kurja vastu võitlejatest millekski kuritegeliku rühmituse sarnaseks. Rühmituseks oma julgeolekujõudude, kassapidajate, ülevaatajate ja sularaha dollarite pakkidega. Loosungid on alati vägevad. Plats puhtaks, vali uus jõud, murrame läbi, meil on pikk plaan, Eesti on kindlates kätes ja riigirahanduse teeme ka korda. Kas kõlab tuttavalt? Peab kõlama. Ja tulemused on ahastama panevad isegi tillukeses ja suurte riikidega võrreldes suhteliselt läbipaistvas Eestis. Olgem seejuures ausad, see ei ole Venemaa agressioonisõja tagajärg, vaid valitsejate ja valitsetavate modus operandi ehk tavapärane toimimisviis. Iga uut hingamist lubanud seltskond toob võimule saades kaasa oma brigaadi ja pettunud rahvas veedab järjekordse 4 aastaku uut reha otsides. Seda kaupa pakuvad meile nii jae kui ka hulgi kõikvõimalikud müsteeriumikunstnikud, showmehed ja meediainimesed. Alles see oli, kui Propastopiga seotud režissöör vedas seljakotiga Ukrainast Eestisse sularaha. Riigikogu valimiste eel pidas suu ja hiljem Slava Ukraini skandaali sattudes osutas teistele. Ilmar Raagi enese sõnul teeb olukorra keeruliseks asjaolu, et kõige halva kõrval kasutati vähemalt 60% annetatud rahas siiski otstarbekohaselt ja inimesi ka tegelikult aidati. Ja rahavedu toimus koos Johanna-Maria Lehtmega, kes palus Raagil pakikese üle piiri toimetada ja see Eestis talle tagastada. See pidi olema ühe tuttava raha, mida oli vaja lihtsalt sõjatsoonist välja toimetada ja aumehest Raag seda mõistagi üle ei lugenud. Ja. Ületada sõja ajal riigipiir koti või pakiga, mille sisus sa 100% kindel ei ole. Vaat nii manipuleerib kameeleon, kes kehastab vastavalt vajadusele kas karmiilmeliseks sõjameheks, makiavelilikuks stratkommariks või hoopis suurte niiskete silmadega väärkoheldud telepoisiks. Ei maksa üllatuda, et Raagi käitumine ja tema poolt esindatavate parempoolsete deklareeritud põhimõtted ei näi esmapilgul kattuvat. Erakond kinnitab, et nende juhtimisel jääks Eesti kindlaks meile omastele läänelikele väärtustele. Tugev kodanikuühiskond, aus ja läbipaistev riigijuhtimine, sõltumatud institutsioonid ja sõnavabadus. Korruptiivse käitumise suhtes peab aga nende sõnul Eestis kehtima 0 tolerants, sest korruptsioon ja kaasaegne riik ei sobituvad kokku. Kontrast deklareeritud ideaalide ja oma inimeste käitumise vahel on aga paraku karjuv. Ärme seejuures unusta, et tänane Ukraina eetikanõukogu asejuht ja parempoolsete esimees Lavly Perling oli Eesti peaprokurör ajal, mil läbi Danske panga Eesti filiaali pesti üle 200 miljardi hämarat Vene raha. Perling küll hiljem tunnistas, et õiguskaitseasutused ei näinud rahapesu riske nii suurelt, kui need tegelikult olid, aga kindlasti ei olnud asjad aga kellegi pahatahtlikkus. Lihtsalt õiguslik olukord olevat olnud selline. Samas on Perling möönnud, et Eesti esmaseks väljakutseks on vabanemine poliitilisest korruptsioonist ja riigi juhtimise korporatiivsusest. Nii et ikkagi meilgi on millega tõsiselt võidelda.
Aasta tagasi küsitles Berlingut Ukraina riiklik uudisteagentuur Ukrinform. Riigis järjepidevalt lahvatavate korruptsiooniskandaalide foonil uuriti temalt, et milline läbipaistvaks riigivalitsemiseks vajalik komponent on Ukrainas veel puudu. Toona oli Berling seisukohal, et midagi ei ole tõeliselt valesti. Pigem vastupidi. Korruptsioonijuhtumid võivad olla hea märk sellest, et poliitilise võimu tipus olevad otsustajad on valmis sellega tegelema. Aga mis siis, kui tegelikult kujundavad, suunavad ja kontrollivad poliitilise võimuahela tipusolijate otsuste langetamise protsessi korruptiivsed huvid? On tähelepanuväärne, et samal ajal Eesti meediale antud intervjuus möönis Berling, et tänaseks saavad ukrainlased väga selgelt aru, et korruptsioon on üks peamine põhjus, miks nende riik on sõjas. Nad ikkagi väga selgelt saavad aru tänaseks sellest, et korruptsioon oli üks põhjusi, miks täna on nende riigis sõda. Kõrvalepõikena võib osutada, et kõige eelnevalt käsitlejate juures on lihtsalt hämmastav lugeda, kuidas asjaosalistel on hädasti vaja MTÜ Slava Ukraini ära likvideerida. Seda siis selleks, et poleks enam isikut, kes saaks Lehtme vastu tsiviilagi esitada ja süüdistuse kohaselt nii-öelda tuuri pandud raha tagasi nõuda. Nii seletataksegi kohtule, et annetajate raha võib küll olla omastatud, aga meie ühing ei tunne, et oleks mingit kahju kannatanud ja seetõttu palume mitte meie ühingut kannatanuna käsitleda. Päise päeva ajal toimetatakse sedasi ka Eesti Vabariigis. Korruptsioon arusaadavalt ei ole mingi asi iseeneses. See on ametikoha või võimu kuritarvitamine omakasu eesmärgil. Kui lähtuda üpris mõistlikuna tunduvast sedastusest, et korruptsioon on üks Ukraina sõja peamisi põhjusi, tuleb ühtlasi küsida, kelle omakasu eesmärki see siis teenib. Ungari peaminister Viktor Orban ütles hiljuti väljaannet poliitika omava meediakontserni Axel Springer tegevjuhile Mattias Töpfnerile antud intervjuus, et Ukraina rahaline toetamine tapab Euroopa Liidu majanduslikult ja rahaliselt. Tema sõnul on Euroliit juba põletanud 185 miljardit eurot ja sihiks on võetud põletada veelgi rohkem. Seega rahastame Ukraina võidule aitamise loosungi all riiki, millel pole mingit võimalust sõda võita. Musta auku liiguvad aga väga suured summad. The point is that this war kills European Union economically, financially. What we are doing, not to speak about geopolitics and human dimension, economically and financially is just crazy. We have burned already 185 billion euro and our intention is to burn even more. So we finance a country which has no chance to win the war, but at the same time there's a high level of corruption and we don't have money for the European Union to make a new boost for our economy, which is suffering a lot because the lack of competitiveness. What we are doing is irrational. Siiski on Euroliidu positsioon vankumatult suurejooneline, nagu vanal rätsepmeister Kiirel Oskar Lutsu raamatus Suvi. Nüüd, kus me juba nii palju kahju oleme kannatanud, ei või me seda asja mitte pooleli jätta. Aga kuhu see raha siiski kaob? Et kõnealune probleem on väga tõsine, tuleb selle juurde naasta mõnes tulevases kommentaaris. Ajad on kindlasti ärevad, sest teatavasti on meediasse ilmunud teatud võimalusest, et Ukraina sõda lõpetatakse juba lähiajal USA ja Venemaa vahelise kokkuleppega. Seejuures ei saa välistada, et Zelenski lähiringiga seotud korruptsiooniskeemide doseeritud paljastamine teenibki olulises osas eesmärki luua Ukraina juhtkonnas valmidust lauale pandud kokkuleppega nõustuda. Saab näha, kas tegu on järjekordse infooperatsiooniga või oleme tõesti murranguliste sündmuste lävel. Tänaseks aga tänan teid kuulamast, vaatamast ja kaasa mõtlemast. Kui soovite anda oma panuse nende kommentaaride tegemiseks võimalikult heal, sisulisel ja tehnilisel tasemel, siis selleks tarviliku info leiate minu kodulehelt aadressiga varrovooglid.ee. Kuulmiseni!